Lilleküla komando võttis reporteri endaga kaasa, et näidata, kui raskeks võib mõnikord just magalarajoonides osutuda õnnetuspaigale jõudmine. Tegime sõidu nendega kaasa algusest lõpuni. Operatiivsõit ise koosneb tegelikult kolmest etapist. Et see esimene etapp ongi see nii-öelda stardietapp. Et põhiliselt tuletõrjeauto kiirust kaotabki stardietapis, et meil praegu on ka tunda, eks ju seda. Et nii kui juba väiksem liiklus on, nii võtab see kiiruse ülesvõtmine, võtab päris kõvasti aega, eks. Auto on suur, auto on üsna kohmakas. Ja nüüd me hakkame nii-öelda sellest stardietapist siis minema sellisesse sõidufaasi. Ja sõidufaasis on nüüd hästi tähtis see, et mida rohkem meil rohelist lainet ees on, eks, seda rohkem me saame niisugust stabiilset kiirust hoida. Ja näete, praegusel hetkel on väga hea, et meil on roheline laine ees. Linnades lühikeste kohalsõituaegade puhul mängib üks minut juba väga suurt rolli. Et statistika uuringud on keskmiselt öelnud, et 1 minut tegelikult mängib ühe inimelu. Praegusel hetkel me oleme nii-öelda selles distantsi keskosas ja juba nagu näha on, kui palju tegelikult, keskmine kiirus on 50-60 kilomeetrit tunnis, eks ju. Ja kui palju tegelikult ka õhtul kella 7 ajal see liiklus meid mõjutab, eks ju. Ja iga selline pidurdus tähendab meile kohe mitmekümne sekundilist ajakaotust. Nii, ja nüüd me jõudsime siia distantsi lõppu, ehk kus me keerasime siis suurelt magistraalilt maha ja nüüd me jõuame nagu meie niisuguse tänase päeva võib-olla põhiprobleemi juurde, kus siis tuletõrjeautol on vaja jõuda ka abivajajani ja kui näiteks abivajajad asuvad kuskil mikrorajoonis sees, eks ju, kuhu on erinevatele pooltele siis pärgitud autod, eks ju, et meie tänavune magalarajoon on kahjuks veel niimoodi projekteeritud, et autosid on rohkem kui projekteeritud parkimiskohtasid ja see võib tekitada meile väga suuri probleeme. 2 tundi hiljem oleks tulnud, siis seal arvatavasti esimesest kurvist edasi poleks saanud. Ja siit majaotsast ei oleks kogu kindlasti siia sisse saanud keerata. See oleks kui raudselt teisnud parem. Aga see tähendab siis seda, et see korter, kus põleng on, põleb maha? Jah. Operatiivteenistuse kiirem kohale jõudmine, eks olegi jälle nükest erinevate meetmete koosmõju, milleks üks, nagu sai enne öeldud, on linnaplaneerimine, üks on kindlasti meie enda tehnika ja meie enda autojuhtide sõiduoskuste parem lihvimine ja kindlasti ka üks meede on ka kaasliiklejad. Nagu te nägite, siis suur probleem on päästjatele tihti see, et inimesed ei oska liikluses käituda, kui vilkuritega operatiivauto kuskilt läheneb. Hoida paremale ja võimalikult kiiresti lasta see tuletõrjeauto läbi. Kui nüüd ei ole võimalik paremale keerata, siis püüda lihtsalt eest ära sõita. Aga kui nüüd ristmikule või vahetult enne ristmiku olla ja siis sealt tagant tuleb operatiivauto, kuidas siis käituma peab? Kas tuleb ristmikule välja sõita? Jah, et kõige parem oleks loomulikult see tee vabastada. Et loomulikult seda teha nii ettevaatlikult kui võimalik. Teine suurim takistus, mis tasub kindlasti ülekordamist, on aga just kinni pargitud magalarajoonid. Siinkohal tahaks nagu niisugust asja meelde tuletada, et tegelikult see nii-öelda efektiivne sekkumisaeg tegelikult tuletõrjel on 4 minutit kohalsõidu aega, eks. Näide, mis mul siin kohe meelde tuleb, on tegelikult ei ole küll magalarajoonist, aga see on sügisesest ajast Tallinna vanalinnast. Oli see, kui meie tuletõrjeautod sõitsid seal seda vähemalt kui kilomeetrit, sõitsid umbes 15 minutit, eks ju, ja selle ajaga juhtus siis selline asi, et tulekahju võttis üha rohkem võimust ja lõpuks oli see niisugune kiiresti avastatud pisikene tulekahju, võttis juba sellised mõõtmed, kus juba tegelikult tuletõrjed pidid juba otseselt joodoludega sekkuma. 2016. aastal hukkus Eestis tulekahjudes 39 inimest. Eluhoonete põlenguid oli eelmisel aastal 787. Kokku sõideti 2016. aastal põlenguid kustutama 4926 korral.